ja ka iseenda suhtes siis nagu Eesti kaasaegse kunsti lähiminevikuga väga isiklikust perspektiivist. Ja hästi oluline teema on, enne kui me jõuame selleni, kes me oleme ja mis on meie taust, on kunstniku müüdid. Et ma olen üles kasvanud sellises kohas, et ma ei ole neist eriti hoolinud ja see ei ole minuni päriselt kohale jõudnud, mida inimesed kunstnikest ootavad, mida nad neist arvavad ja mis elu siis see klassikaline kunstniku müüt ühe keskmise või ka mitte keskmise inimese peas elab. Ja selleni kohe jõuan, aga kõigepealt siis see juhatus, kes me oleme ja mis on meie taust. Teet on, ma ei tea, kas Teet on kunstnik või Teet ei ole kunstnik. Kindlasti see, mis te näete, on kunst juba sellepärast, et kunsti puhul on üks väga oluline märksõna või tingimus on see, et kunstnikud maksavad alati oma kunstile peale. Ja sellele siin, teid ei ole küll väga palju, aga me oleme kindlasti maksnud 600 pluss umbes 500 pluss kõik need rekvisiidid, mida te varsti näete, maksid 2000. Aga see oli võib-olla selline sõltuvuskäitumine, et ma nad üldse ostsin. Ja kuna riik maksab teatri külastusele peale 15 €, siis ma arvan, et me maksame kollektiivselt praegu kõvasti rohkem. Ma neid kuluartikleid ei hakka kohe üles lugema, aga juba ma arvan, et see annab sellele mingi teatud legitiimsuse ja žanri määratluse. Et Teet on õppinud sellises vaba akadeemias nagu Akadeemia Non Grata, mis asutati umbes 25 aastat tagasi Pärnus, mis oli sellises mõttes väga haruldane kool, et seal inimesed tulid õppima, keda sai valida nende hulgast, kes ei saanud nagu päris kunstikoolidesse sisse Tartus ja Tallinnas. Et sel ajal oli kunst niivõrd populaarne, et tõesti oli raske kunsti kõrgkoolidesse sisse saada. Nii et nendest, kes ei osanud selleks piisavalt hästi joonistada, mis siis oli väga oluline tingimus, et üldse mõelda, et sa võiksid saada kunstnikuks ametlikult, et nende hulgast sai veel valida inimesi, kellest tulid ka veel kunstnikud. Ja see kool oli mõnda aega vaba akadeemia, mis tähendab seda, et sealt ei saanud diplomit, siis see liideti EKA-ga, siis see heideti EKA-st välja ja mingi hetk need inimesed, kes olid siin astunud, said ikkagi EKA diplomi. Teetus ei puuduta, ta oli sel ajal juba Iirimaal ehitustööline. Ja nagu ta ütles, täpsustas, kui ma tegin kergelt researchi selle kohta, siis ta ütles, et miks ta ei lõpetanud kooli ja ei hankinud seda EKA diplomit, kuigi ta läks selle jaoks Iirimaale tööle, oli see, et kõik need inimesed, kes diplomi said, tulid ka sinna tellinguid ehitama. Nii et ta on jätkanud oma haridusteed Tartu kunstikoolis. Ta on olnud Vanemuises lavapoiss. Me kunagi üritasime mingisugust oma stand-upi maha müüa Tartu Uues teatris ja ma sain selles hetkest, me selle direktoriga rääkisime ja Teet ütles, et ta on olnud Vanemuises lavapoiss, et ta on teatav suhe teatriga, siis me saime aru, et me ei müü seda sinna maha. Ja ta on tõlkija. Kaia, kes asendab meie rühmituse kolmandat liiget Rodrik Koklat, kellel on klassikalise kunstnikuna hetkel depressioon. Kaia on Tallinna Ülikooli magister, filosoofia magister. Ta on väga palju enda nahal läbi teinud kõikvõimalikke spirituaalseid, orientaalseid praktikaid ja ta on ennast pühendanud ka tegevuskunstile ja maalikunstile juba päris kaua. Mina olen õppinud EKA-s maali, selle ajal, kui siin oli raske sisse saada, ma rõhutan. Järelikult ma oskan joonistada ja maalida. Ja ma olen hiljem lõpetanud EKA eksperimentaalse magistratuuri, et kui Teedu kogu kool oli eksperimentaalne, siis meie see magistratuur oli Jaan Toomiku vaimusünnitis ja kindlasti eksperimentaalne, mis väljendub ka muuhulgas selles, et minu diplomil on päris palju aineid, mida tegelikult ei toimunud. Näiteks õpetas meile näitleja meisterlikkust Arvo Kukumägi, kes lihtsalt jõi ja jauras. Ja ta ei olnud ikka ise väga meisterlik näitleja, kuna mitte keegi ei uskunud midagi sellest, mis ta enda kohta rääkis, näiteks, et ta on miljonär. Aga 2 loengut sellega oli kõik. Ma arvan, et mul oli veel mingisuguseid loenguid, näiteks seksuaalsuse ajalugu, õppejõud ei olnud kunagi kohale ja Jaan Toomik rääkis tema kohta Teet Veisbak.
et korra pani tema armuke ta kuhugi Rakvere keldrisse kinni, korra põletas armuke tema käsikirja ja samas kui ma guugeldasin teda, siis ma sain teada, et ta oli ära varastanud Ekspressi laptopi, nii et see ei olnud enam see aeg, kus käsikirjad sellisel põlesid. Et minu haridus on ka selline, ja mõnes mõttes ma arvan, et väga hea ka. Ja see on siis meie kohta praegu kõik. See rühmituse nimi 3 punkti tuli sellest, et meid kutsuti Soome ühele festivalile ja meid kutsuti nii hilja, et meid ei jõutud enam nagu trükkida sellele plakatile, aga seal oli 3 punkti oli lõpus, siis tundus, et hea mõte kaaperdada need 3 punkti, et siis oled ikkagi nagu esineja rühmitusena kirjas. Kas ma saaksin järgmise slaidi? Me esineme umbes korra aastas. Et ma ei tea, seda vist või rohkem nagu hobitegevuseks nimetada, eriti hobi on see nagu ka purjetamine või sadamasohism, mille nagu kohe jõuan, millele sa maksad peale. Ja meid on ka praegu kutsutud Soome, aga me teeme selle aasta performance'i siiski praegu siin, sellepärast et mina näiteks ei taha Soome minna, sest mul on kogu aeg tunne, et Soomet tabab tuumarünnak. Võib-olla ma eksin. Aga ma ei julge sinna minna. Ja teil on palju tööd tõlkimisega, et ta ka siin backstage'is on tõlkis. See on meie esimene performance, šovinisti sünnipäev kuskil Soomes. Eelmine aasta. Ja see toimus Pärnus Kaarel Kütase, kes on siin. Publikut on siin vähe, ma tean iga ühte nimepidi. Kaarel Kütase kureeritud näituselt performatiivne Pärnumaa, kuna koroona ja pandeemia oli täies hoos, siis ma otsustasin kontrollida kõiki inimesi, kes kohale tulid. Mina katsusin käega laupa ja üks meist kontrollis enda näotooni siis nagu selle värvikaardiga. Aga mis puudutab kunstnike müüte, siis mulle tundub, et jah, see on selline, et nagu tehes dokumentaalfilme tuntud kunstnikest, sain ma aru, et inimeste peas elab müüt kunstnikust, kes kindlasti joob veel mõnes muus sõltuvuses, elab bordellis, pool hull või täiesti hull, nii et talle raha ei pea eriti maksma ja on oht, et ta võib endale kõrva peast lõigata. See on selline nagu selle kunstniku enda jaoks hästi ebamugav positsioon ja kui ma selle üle järgi mõtlesin, siis ma sain aru, et see müüt elab praegu päris võimsalt, sellepärast, et kunstnikele ei maksa ka tasu, sest kui sa oled nii segi, siis vahet ei ole, see on nii see aru, saad sa kaudselt. Ja kes tahaks olla see tüüp, kellele tema tööst ei maksta, kes on segi, võib-olla skisofreenik, võib-olla mõni muu vaimne häire. Neid ebamugavaid tõbasid on palju, bipolaarne häire, skisoafektiivne häire, skisofreenia, kes põeb suguhaigusi ja levitab neid suhtelt prostituutidega, sest tavaliselt naised teda ei taha. Ja rõhutan sõltuvust ja võimalust kõrvpeast lõigata. See oli ka, mis me tegime, see on see Pärnu näitus. Aga mu enda kogemus selle kunsti geeniuse müüdiga on nagu mõnevõrra teissugune, kuna mida aeg edasi, kui mu vanemad enam ei ole, ma olen aru saanud, et ma siiski olen kasvanud üles geeniuse kultuse varjus. Mu isa, ma saan tagantjärgi aru, oli sügavalt veendunud kogu aeg, et mu ema oli geenius ja igati toetas ja kaitses ja aitas teda. Mu ema mälestusnäitus. Tema kõige kuulsam töö, iroonilisel kombel see ei ole tema töö. Isegi see on nii vilets võlsing, mille ma tuvastasin umbes aasta tagasi, et isegi see, kui ma näitan, et seda signatuuri, siis isegi see ei ole nagu absoluutselt originaali sarnane, kuigi selleks oli vaja teha nagu 4 plokktähte. Ja see ilmus välja House Galerii oksjonile aasta tagasi. Ma tuvastasin selle, ma tekitasin skandaali, sest oli liiga sitt võlsing, et seda oksjonile panna. Ja ma käisin politseis, politsei pole aasta aega mitte midagi teinud selle asjaga, ma käisin ütlusi andmas täpselt aasta tagasi ja see maal on Molle-Leesi nime all, kuigi välja ilmus selle tegelik autor Monika Liiv, harrastusmaalija. Tema väitis, et tema ei kirjutanud sinna leis alla
et see on praegu ka House Galeries saadaval, 2100 €. Ma päriselt ei soovita seda osta, sellepärast et see on sitt võltsing. Isegi kui Eestis rääkides kunstist, mina pean väga oluliseks siiski seda monetaarset väärtust. Et siin on näha viimane minu vanemate põlvkonna oksjonirekord, oli mint 55 000. Mis on eriti rõõmustav on see, et see on guašpaberil. Mulle väga meeldib, kui paber on kallim kui õli, sellepärast et olles maali õppinud, võime öelda, et see materjalide hinnavahe on umbes 100-200 €, sama suure formaadi puhul. See ei õigusta 10 kordi kohati erinevaid hindu ja lisaks ka õliga lõuendil juhtub päris palju halbu asju, kui sa ei hoia seda õigetes tingimustes. Et ka see säilivus on selline küsitav, et paber nüüd halvemini säiliks kui lõuend. Kunstnikumüüdid. Just, et ma olen aru saanud, et edukad inimesed suhtlevad edukate inimestega või tulevaste edukate inimestega. Mu vanemate head sõbrad olid Moskva mitteametlikud kunstnikud. Üks väga hea sõber, Ilja Kabakov. Võite teda guugeldada, ta on täiesti legitiimselt maailmakuulus kunstnik, ta on veel elus. Ja Ilja Kabakovi kohta mu ema alati rääkis ühte müüti, siis ütleme nii. Et see ongi minu elu nagu see kunstniku müüt, millega ma olen üles kasvanud. Aga ennem seda me vist vaatame natuke tema teoseid. Näete tema Wikipedia lehte. Kumus. Mu vanemate kogus on samasugune asi. Ma olen mõelnud, et kui palju see võiks maksta pärast seda, kui Kabakov ära sureb. Ta on praegu 86, nii et on täitsa olemas võimalus, et ma elan ta üle. Kuigi ma olen hüpohondrik ja ma ei ole sellest kunagi kindel. Ja ma arvasin, et see on kõige väärtuslikum kunstiteos, mis mu käes on. Ja siis algas Ukraina sõda ja ma arvan, et see on umbes sama palju väärt kui peldikupaber. Ja üks mu hea sõbranna, kes on kunstikriitik, siiralt üritas seda peldikupaberi vastu vahetada, aga ma tegin talle selgeks, et see Kabakov, mis mul on, ei ole enam midagi väärt. Et mul ei ole mõtet surma oodata, et see on sama palju väärt kui peldikupaber. Ja siis ta ütles, aga ma toon sulle peldikupaberit, et anna see mulle. Ma ütlesin, et ma ei ole nõus sellega päris. Igaks juhuks ma veel natuke ootan. Aga Kabakovi legend, mida mu ema alati rääkis, on see, et Kabakov läks igale näituse avamisele, kuhu teda kutsuti ja ütles kõige kohta izumitelna. See tähendab hämmastav vene keeles. Ja ma ise olen näitanud umbes vastupidi. Ma ei lähe tavaliselt näituste avamistele, kuhu mind kutsutakse. Hea, kui ma hiljem sinna jõuan. Ja väga harva ütlen ma midagi sellist nagu hämmastav. Ma ütlen, et nagu pask, täielik sitt, pole mõtet minna. Kunstid on tavaliselt alla käinud. Ja ma mõtlesingi, et ma teen sellise mõtteharjutuse, et ma käitun nagu Ilja Kabakov, ma käin läbi kõik näitused, kus selle näituse avamisel ma isegi käisin. Loomulikult ma rääkisin sellest oma sõpradele palju halba. Ma vastasin sealt näituselt läbi, ma tegin pildi sellest installatsioonist, mis on nüüd täitsa tore, võib-olla parim osa sellest näitusest Taave Tõutmaa. Ja selle kohta ma võiks öelda, et izumitelna. Et täitsa tore. Edasi läksin Vabaduse galeriisse, Tiiu Kirsipuu, ma ei tea, izumitelna. See on juba päris tore, need pisikesed kujud, võib öelda, et hämmastav. See on juba, minu meelest see on Hobusega galerii. Ei suuda öelda izumitelna, ütlen, et pask. Mis arun see siis on? Suvaline maal on ju. Täiesti mõttetu pask. Okei, siin me oleme jõudnud linnagaleriisse. Ei ole päris Evi Tihemets klassikute kohta, mis ma ikka ütlen. Ma oksjoni hindu peast ei tea, ma rõhutan. Monetaarne väärtus väga oluline kunsti puhul. Ma ei ole vaadanud Evi Tihemetsa hindu, ei oska midagi öelda. Izumitelna. 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 See oli kinni. Nojah, ja taaskord kunstnikumüüdid, seekord siis Teet hakkab rääkima, mis temal öelda selle teema kohta on. Ma oskasin midagi katsi, ei ole. Kösakil oli see apik kinni. Van Gogh. Kõrvu näete ikka või? Elujalu. Mulle see raamat väga meeldis. Film mitte eriti. Tundus, et tal oli pidevalt väga sitt ja samas kuidagi väga hea olla. Kui maalis oli hea ja kui
hakkabki nii-öelda praktilise elu ja inimsuhetega tegelema, oli sitt. Mul on endal natuke samamoodi. Mul on vist üldse see sündroom, et kui loed raamatut Chaplinist, siis raamatu lõpuks oled ise Chaplin valmis. Einsteiniga on sama lugu. No Nongratas ma siis maalisin. Polnud kunagi varem maalinud. Päris hea oli. Vahepeal lugesin ka. Lugesin Modiljanist, lugesin Chagallist, Gauguinist. Päris kunstniku tunne tuli sisse. Lõikasin Soome papist endale sellise ehtsa paleti kuulse aluse, millise värve segane. Kõik kirjutasid. Noh, paletti ostma ei hakanud. Kuskilt läheb piir. Maalid läksid aina paremaks, õppejõud kiitsid. Peeter Allik näiteks oli niisugune tore õppejõud meil. Kõik imetlesid ta maale. Kui niisugune inimene kiidab, siis tõstab kõrvust. Suhtlemine nii-öelda tavaliste inimestega läks raskemaks. Käisin nüüd ju nii-öelda nagu suure kunstiteed ja kooli nimi oli Nongrata, et siis justkui nagu pididki olema selline persona non grata. Raske oli laskuda sellisele triviaalsele tasemele. Perfoket tegime ka. Püüdsin ikka nii-öelda kogu hingest teha. Tuli vist päris hästi välja. Kui ise sellesse uskuda, mida teed, siis ilmselt tulebki hästi välja. No ma uskusingi siis. Üldse räägiti meile, et kunstnikuks ei õpita, kunstnik ollakse. Et kui tunned, et oled kunstnik, siis oledki. Vahet pole, mida teed, kõik on kunst. Väga innustav oli see suhtumine. Purki sittumine ei tundunud üldse kehva mõttena. Väga lahe kool oli Nongrata. Õhkkond meenutas küll kõrga Pariisi. Elati kommuunina. Koolimaad olid vahvalt lagunenud ja sellised räämas. All oli supiköök, kaltsukas. Raha kellelgi polnud. Samas kõigil oli mingi veider kiik silmis kogu aeg. Ja mitte ainult alkoholist. Superkeskkond suure kunstisünniks. Tegime isegi oma rühmituse fašist Lendisule, FLÜ. Tegu ei olnud natsikunstiga. Nimi tuli ühest sotsialistlikust maalist ehk teate. Ongi siuke nimi fašist Lendisule, Arkadi Plastul. Tegime nõukaanostalgilist kunsti. Hetkel vist võiks sama hästi natsikunsti teha. Rühmituse moodustamine oli muidugi kooli ülesanne. Peeter Allik kandis sellise ülesande. Ta oli ise hästi vaimustuses oma kursikoolkonnast siis veel. Moodustati veel rühmitused maailma parimad kunstnikud ja Rubensid. Kõik rühmitused tegid muidugi ka performanceid. Kõige rajumaid perfoket tegid tüdrukud. Õmblesid üksteist kokku ja lõikusid üksteist. Tundus täitsa kunst olevat. Sain aru, et õige kunst peab ikka tulema sügavalt seest ja selle nimel tuleb kõik oma haavad lahti kiskuda. Millegi ees ei tohi tagasi kohtuda. Muidu pole nagu päris õige kunst. Kunstnik peabki piinlema, kui piinle oled suvaline illustraator. Kaunis meremaal, mille keegi on päikselisel pühapäeval lihtsalt meditatiivse tegevusena maalinud, on vähem kunst kui punase väljaku külge naelutatud munad, mille taga on kogu hingevalu. Sain vähehaaval aru, et ma ei tahagi vist kunstnik olla. Kurb oleks lõpuks kõrv peast lõigata või kusagil verisena rippuda. Rahulikult mermaalida tundus pärast kõike seda ka kuidagi mõttetuna. Üks sõber, kes pärast Nongratat samuti enam aktiivselt kunstiga ei tegele, võrdles Nongratat sõjakogemusega, sellele järgnenud posttraumaatilise stressiga. Et kui oled midagi nii intensiivselt kogenud, siis ongi raske millegi pealiskaudsemale leppida. Tundub mõttetu mingeid galeriide aegu kinni panna ja siis justkui suvalise tööna kunsti vihtida. Võib-olla on see ekslik, aga jääb mulje, et paljud just nii teevadki. Teeniks siis vähemalt seda tehes normaalselt.
aga ei teeninud. Seega olengi otsustanud mitte kunstnik olla. Ehk ajaviteks vaid joonistan vahel midagi, võib-olla isegi maalin, teen mõne perfoka äkki, aga kunst see küll kindlasti ei ole. Aitäh! Või ennem kui me lähme järgmise osani, mis on talk show, millest ma loodan, et Teet osaleb, et ma räägin ühest asjast veel, kuna kunstiga seostuvad alati loovisikutega hullus, ma ei tea, mingisugune pidurdamatus, sõltuvused, siis ma mõtlesin, et ma peaks kapist välja tulema sellega, mis on minul. Ma arvan, et on peamine asi, mida kasutada stressi vastu ja mis kohati läheb käest ära. Võtaks uut pilti tegelikult. Mitte veel seda. Okei, üks on vahelt ära jäänud. See oli screenshot Vikipeedias shoppingu sõltuvusest. Et ma olen tähele pannud, et kui ma praegu dokumentaalfilme ja mul mingisugune asi, ütleme, pandeemia tõttu edasi lükkunud võtted, hulluks läinud peategelane või midagi sellist veel nagu juhtme kokku ajab, siis keskmiselt läheb see maksma 1500 eurot. Et kui mul üks peategelastest läks segi eelmisel suvel, siis ma lihtsalt läksin kas T1 või Ülemiste ja ostsin endale 1500 eurost Bon Lingerist siidist hommikumantleid, kombineesid, mingid paar kleiti veel, mingist muust poest ja nii see läks. Kui praegu see sama peategelane segi läks uuesti ja seekord veel intensiivsemalt, ma kaugdiagnoosisin tal borderline sündroomi ehk siis piiripealse isiksuse häire pluss bipolaarne ametlikult, läks see maksma 2000 eurot. Ma ostsin ühelt tuttavalt ex-dominalt pool Sadomaso-salongi või Sadomaso-bordelli sisustust, see on siin kõik väljas. Et ma ütlesin talle, et ma võtan kõik, et ta oli pandeemia ajal pankrotti läinud oma salongiga ja tal oli selline loominguline partner, kellega ta läks lahku ja nad jagasid selle lihtsalt tuimalt pooleks. Et sadomasohhismi ma ei pea vist hakkama siin väga lahti seletama. Põhimõtteliselt inimesed maksavad füüsilise, verbaalse, vaimse, finantsilise alanduse eest dominale või dominate paarile või siis nagu terve asutus. Ja nad tegid selle täiesti tuimalt pooleks ja ma ostsin selle poole ära, kõik põhimõtteliselt, et ma võin neid asju tutvustada. Siin on kõik võimalik nahkriided erinevatest suurusnumbritest, ma olen osa juba sõbrannadele laiali jaganud. Lateks jakk, selline nagu suure kurja koera nagu kaelarihm, mis pidurdab hoogu, parukad, lateksmask, latekssukad, kõik võimalikke piitsasid, pesu, mis on mõeldud neile nii-öelda orjadele, puur, kus saab seda nii-öelda orja hoida, selle külge saab inimest siduda, seda ma ei saagi aru, ja see on antiikne günekoloogi läbivootustool, millegi pärast on see sahtel. Siin inimesed, kes seda üles panid, arvasid, et sinna pannakse loode. Ja see hämbliku võrk, mille kohta ma ei oska midagi muud öeldagi, et see on tehtud hoole ja armastuse ja väga sita stiilitajuga. Et need orjad tihti panustavad tema tööga, käside mööbel, kuigi milline mööbel ei ole käside. Patti on, mingi riie, isegi niidi ja nõela, mida mul kodus varem ei olnud. Saime sealt. Aga mis siirdume, see on tore asi, see on nagu sellised nagu ahjuõunad või midagi taolist. Nad on nagu mõeldud, et tihti sellele nii-öelda orjale see naine olemine võrdub alandus, et sa paned endale sellised nagu kahtlased tissid ette, siis sa juba oled alandatud. Need on väga koledad, ma olen nõus. Kingi, oli isegi minu number, taaskord kõik võimalikke. Bambus, sukad, ketid. Ühesõnaga, ma ei tea, kas see tegelikult, sellega saab inimest üles riputada. Ma olen kõik oma kodus ühte tuppa mahutanud. Mis elavad ka 4 nümfkakatuud, mis on papagod, kellel on erakordselt kuiv nahk, nii et nad on nagu, tolm on näiteks naha eritis papagoidest. Aga me vist lähme edasi sellise totaalse sellise nagu mugavustsooniga ehk siis talk show osa, kus ma loodan, et osalevad nii Kaia kui Teet. Ja ma olen kunagi teinud kunstisaadet, mis oli suures osas vestlusring, aga ka väljasõidud erinevate kunstnike juurde üle Eesti, Tallinna televisioonis, mida kõik vihkasid minu saadet, nad õnneks ikkagi natuke vaadatasid. Ja ma olen vestlusringe läbi vedanud päris palju oma elus, et see tundub selline nagu mugav asi, millega edasi minna.
ja kuna te olete ikkagi nagu maksnud suur osa siia tuleku eest, et siis te kindlasti midagi tahate saada, et ma võin ka anda teile kunsti investeerimisnõu. Et hiljuti üks tuntud ärimees tahtis, et ma teeksin sama asja tema sõbra poissmeeste peol. Ja ehk siis mitte siin ei taidleks oma poole saduma salongi sisustuse ees, vaid räägiksin kunsti investeerimisest. Ma selle kohta olen veel seda öelnud, miks ma selle ostsin. Eks kõigil on praegusel ajal natuke hirm, et ma mõtlesin, et kui ma pean lahkuma riigist, siis on võib-olla mul mingisugune mitte nii verbaalne töö olemas. Ja ma olen mõelnud Ladina-Ameerikasse põgenemise või Hispaaniasse põgenemise peale. Ma oskan natuke hispaania keelt. Ja siis ma olengi mõelnud, et kas teha siis salon Sadomasochista Russo, vene salon, või siis salon Sadomasochista Alemann, saksa salon. Sest nagu see eestlane, siis välismaal tihti sind peetakse kas sakslaseks või venelaseks. Ja mul on selline tunne, et see vene sadism on praegu palju aktuaalsem. Nii et salon Sadomasochista Russo itis. Aga jah, et Eesti tahate mulle mingit küsimusi küsida minu käest. Mida osta? Tegelikult tegin teedu jutu kohta ka märkmeid, et ma võin ka teedu küsitleda. Ma võin ka, ma ei tea, teid lõbustada sellega, et ma võtan kellelgi veenist verd, et see on üks väheseid meditsiinilisi oskusi, mis mul on lõppusi kõnnakraata performance'it jaoks ära. See kanüül on umbes 20 aastat vana ja tagant on pakend. See pakend on tombunud nagu siis kollaseks ja tagant on natuke verd, aga ma arvan, et on ikkagi steriilne, et kui kellelgi soovib. Aadri Raskmine on siuke vana rahvameditsiini asi. Ja tahab keegi küsida, mida osta, mida mitte osta? Raha pole see siit lugu, aga Teedu käest ma küsiks, et rääkides kunstikumüütidest, et sa räägid, et sa nagu kõigiga samastusid, kas sa olid luuserid, et kui oli film nagu mingisugusest, või romaan mingist eduloost või grandioossest peitisest, et nagu ei? Pigem mitte, jah. Kui see peitis just mingi koha peal ikka natuke luuser olnud. Edulood nagu pigem jätavad külmaks. Sa arvad, et see on ka mingisugune kunstihariduse ja kunstimüütide nagu teema või? Võib-olla. Mul on edulood nagu ikka meeldinud, lapsest saadik. No, see on nii ja naa. No ma kogesin üldse kunstikuks olemise puhul nagu seda edukas olekut ainsa võimalusena. Aga muidu seda nagu, ma ei tea, nagu tõesti nagu, kui mitte seda... Sul oli võib-olla selline tore eeskuju, jah. Vaata, mul ei olnudki kokkupuudet kunstiga nagu, mul oligi, vaata, ma tulingi sealt täpselt inimene tänavad. Elu ja ammu. Ma olen seda raamatut siiani lugenud. Mul ei olnud isa ega ema kunstnik ega midagi, jah. No ma saan alles nüüd aru, et see... Ei, kui ma kunsti läksin õppima, siis ma kindlasti ei tahtnud kuidagi edukaks saada või selles suhtes ei olnud siuke eesmärk, et saaks kuidagi rikkaks. Et sa läksid kooli, kus ei saanud diplomit selleks, et mitte saada edukaks? Ma läksingi, et nagu saada teada, mis see kunst on. Said või? Ma arvan, et sain vist, jah. Mis see on? Ongi see sama nagu, et kuhavade lahti kakkumine, kui tahad nagu päris kunsti teha. Mul on hea lugu. No, tule siia, kuule. Ei tule. Tanel kindlasti teab, mis on kunst. Õppisin Soomes kunagi, kunstiülikoolis. Päris hea oli. Ja teed tuli sinna külla mulle. Ma ei tea, mis põhjustel. Kuidas ikka jätad nagu teisi kunstniku kuhugi. Ikka võtad enda juurde. Joonistas, tegi midagi. Animatsioon väga meeldis. Hommikul tõusis üles, tegi mingi ja mul oli, hommikul oli hindamine. Õppejõud pidid tulema mingeid maale üle vaatama. Tõusin üles, läksin õppejõudude juurde. Tüübid midagi arutasid. Teet oli juba seal nagu mingi 2 nädalat või kuu aega elanud minu juures. Raha ei olnud. Iga päev läks alla sparg või mis seal oli. Pakk makaroone, ketšupid peale. Hommikul hindamine. Ja
annan seal aru ja koolis ei tohtinud elada muideks. Tuli On kool elas. toast tuli teed välja ja seisis keset seda ruumi. See oli kõva šokk talle ka, mulle ka. Et nagu, et seisis keset tuba ja õppejõud vaatasid, kes see on. Ja ta seisis ja ma tahtsin talle ütelda, et palun mine ära, me ei tohi elada siin koolis. Ja ta seisis ja ta seisis ja ta seisis ja ta ei läinud ära. Performance. edu sümbol on see, et kui pilt trükitakse oksjonit reklaamiva šokolaadi peale. Kogun neid. No tõesti küsige kunsti investeerimise kohta, ma oskan päris palju sellest rääkida. 500 eurot läheb muidu maksma, nagu ärimeeste, poissmeeste peol. Mis sa ütlesid neile seal poissmeeste peol? Ma ei ole selleni veel jõudnud, see on alles ettevalmistamisel. Aga mul see osa, mis sul on juba ette valmistatud, et annab... Ei, no peas on see ettevalmistatud, see pole lihtsalt füüsiliselt toimunud, et noh. Mida ikka, et ma ka soovitan ikkagi seda mitteametlikku nõukogude kunsti skeene hulka kuuluvate kunstnike seltskonda. Laapeni puhul ma hoiatan ohjeldamatute uustrükkide, kahtlase numeratsiooniga ja kohati võltsitud allkirjaga uustrükkide eest. Kui siis vaadata, et need oleksid 70-ndatest, võib-olla kõige hiljem 90-ndatest parem kui plutsi üksikeksemplarid. Ja üldse enne vaadata üle, et kes seal osta eest ka tema töösid müüb. Sorry. Sa ei tohiks öelda, aga no see on tegelikult põhjus, miks tema asjad jäävad viimasel oksjonitel müümata, kuigi ta hiljuti suri, mis alati tõstab hinda. Et jah, et see on üks asi kindlasti. Aga sa ütlesid, et meremaal nagu... Meremaal oli seal Numbratas nagu siuke sõimusõna. 45 000 alli mint aasta tagasi oksjonil. Võltsitud Aivasovski pole ka odav, on ju. Meremaalil on suur vaja võib-olla. Nojah, aga... Nimi maksab vist ikka selle puhul. No, tasub pilti ennast vaadata ka. Ma tegelikult soovitan ikkagi Peeter Allikut osta, kui veel võimalik. Veel ei ole hinnad väga kõrged. Ma olen kindel, et tõusevad. Serigraafiate hinnad, vabandust, mitte serigraafiate, vaid linoollõigete hinnad tema puhul on tõusnud ikkagi 10 korda selle ajaga võrreldes, kui ta veel elas. Kui sa võrdled mingisuguseid oksjonite tipphindu. Et kindlasti asi, mille peale mõelda ja siis see asi ka, et kui inimesed kunsti ostavad, nad tegelikult taha neid müüa. Et müüaks ikkagi hädakorral. Ja praegu on oksjonitel hästi palju, hästi väärtuslik asju, sest inimesed on hädas ja nad toovad oma kunstikogusid müüki. Ja kuna raha on inimestel rohkem vaja kõrgemate arvete jaoks ja üldse on võib-olla mingi katastroofi eelarvus kohati juhus, et siis ma arvan, et tasub vaadata praegusi oksjoneid ja mitte lasta häirida sellest, et väga palju jääb müümata. Et sellest hoolimata ka need müümata asjad üle vaadata, väga räpane vihje, Eesti galerid teevad seda, mida mujal peetakse äärmiseks tabuks. Mujal on niimoodi, et on nagu mingi price range ette antud, mingisugune või estimated price, et mis võib olla selle kunstiteose hind oksjonil ja kui see ei tõuse nii kõrgele, ametlikult on galeri lehel kirjas, et see on müüdud, tegelikult seda välja ei jätta. Et galerid ise hoiavad hinnataset, siin absoluutselt mitte. Ma ütlen väga räpane vihje, vaadake järgmine päev, mis on peale oksjonit, mis on müümata jäänud ja katsuge galerist, et hinna alla kaubelda, meil tehakse seda. See on väga räpane soovitus, aga see töötab. Ma ei ole ise kunagi sellises olukorras oma enda kogust olevate teoste hindu alla lasknud, aga enamus teevad seda. Mul on ka üks soovitus kunsti investeerida, kuidas on hästi odav. Meil on galerii Alamajas ja meil oli alguses selline klausel, et iga kunstnik, kes teeb meil näituse, jätab kas näitused või siis teeb ühe töö meile või siis teeb spetsiaalselt meile ühe kunstnikuga. Me saime üsna ruttu aru, et ega kunstnikud üldse ei kipu oma töid ära viima. Ja nüüd hakkasid kuhjuma, ruumi väga palju ei ole. Ja nüüd koguvad seal tolmu.
ja ärisoont meil ei ole, tulge meile, meil on väga nimekaid kunstnikke, aga on ka siukseid täiesti tundmatuid. tulge meile, teeme äri, alghinda ei ole, optsionit ei tee. Vana Kalamaja 46. Siis on nagu odav müük. Galerii Metropol. Võiks netilehel üles panna, teil on netilehel. Minu meelest see netilehele asjade kõige üles panemine, mina olen aru saanud, võtab eksklusiivsust maha, et mu galeristidest sõbrad on öelnud, et noh, kellel ei ole suured oksjonimajad, vaid võib-olla väikeettevõtjad on öelnud, et inimesed tegelikult ei taha sellist netikaubamaja fiili, et neile meeldib, et neid viiakse kuhugi ateljeesse, näidatakse mingeid teoseid, nad ei ole netis. Et see eksklusiivsus kaob ära, et kui igaüks kogu maailmast võib klikkida selle peale ja ära osta. Ma olen seda kuulnud. See tundub mulle loogiline. Et jah, et nagu mingisugune nagu erakordsuse aura võib ära kaduda. Selle netikaubamaja ja allahindluste ja boonuste ja pangalinkide segaduses. Must reede. No pigem mitte kunstimüügiga ei soovita tõesti. Sest see on asi, mida reeglina ükskõik milline kunstnik, eriti peale tema surma või kõrgesse vanusesse jõudmist, et nende teoste arv on lõplik, nagu ma ütlesin, enamus inimesi ei taha müüa ära neid asju, mis nad on ostnud. Nii et noh, et kui see sama allik, et kui need tiraažid on lõpuni müüdud erakogudesse praegu veel mitte väga kallilt, et nad tükk aega neid ei ilmu teisele ringile, kui inimesed just väga hädas ei ole. Noh, muidugi praegu on ka see aeg. Et jah. Aga keda noortest kunstnikest osta? Katrin Piiret soovitan. Sooviti sinuga kedagi? No tal on siuke virtuoosne maalitehniline ja joonistuslik pool. Ja väga suur töömaht. Siis mulle meeldivad mõned skulptorid. Art Almägi. Mulle meeldivad ka sellised nagu tundmatumad tüübid nagu Rene Reinomäe ja Maigi Magnus, kelle juurde tasub minna, et teil on selline nagu koht Läänemaal, nad on ostnud vana nagu raudteejaama seal korda teinud ja nad teostavad mingid tellimustöid, aga teevad ka ise asju. Nende puhul samuti mingi virtuoosne modelleerimisoskus ja võime nagu töötada uute materjalidega, polestervaik, teha selliseid nagu vahakujulaadseid kujusid tegelikult plastikust, mis säilib väga hästi, palju paremini kui vaha. Ja aga noh, pronksivalu ja kõik sellised asjad ja kõik võimalikke tellimusi teinud ka väga tuntud kunstnike ja skulptorite teoseid tegelikult on nad teostanud. Ja see on, selle nimi on Rootsi Jaam galerii ja see on selline nagu elamuslik kindlasti sinna sõita. No Kristiga ongi komedid näiteks. Aga varasem periood meeldib natuke rohkem kui praegune. Oskad kedagi soovitada? Lõgisto teeb huvitavaid asju. Jaa, nõus. Robin Lõgista. No, Toomas Kuusing käib Allikuradu. No see ei ole halb, see on nagu koolkond, ma isegi ütleksin. Kindlasti väärtus ka tõuseb. Ma arvan ka, jah. Üldse noh, ma arvan, et jah, väga paljud näitused, mis nagu praegu on sellised üsna tühjad galeriruumid, kus nagu õieti midagi väljas ei ole, et ma ei usu, et nagu sealt midagi praegu ega tulevikus nagu eriti müüa saab, tasub osta. Noh, seal ei ole, keegi tuli selle pealegi loomulikult. Aga jah. Kas seal peab müüt ka juures olema sellel nagu kunstnikul või saad ainult teost osta? Mõlemad. Noh, oleneb, et noh, palju neid müüte on, et siin oli vist üks maalikunstnikele nimi, mul isegi meelde ei tule, kes süstis end surnuks Eka Ühikas ja teda üriti natuke pushida peale seda. Kas teil Paul midagi või? Täiesti mõttetu hüperrealistlik maalijaam, kes ei olnud õieti hüperrealistlik, sest realism õieti polnud, et oli natuke kohmakas. Minu meelest seda nagu üritati pushida, sest ta tõesti leitis süstamveenis surnuna üledoosi Eka Ühikast, aga noh, minu meelest sellest müüdist ei saanud asja. Kuigi ta oli vist ainus, kes selle niši Eestis on kunagi täitnud. Ja ta tõesti heronarkar. Kui sa ostad endale müüdiga teose ja paned selle koju ülesse, siis peab arvestama sellega, et sa pead iga kord, kui sul on külalised, selle müüdiga ette laudma. Sa saad endale kaasa ka kohustuse. See on tõsi, jaa. Ja, et meil on praegu on üks näitus, kus kunstnikku ennast ei ole ja me peame, no
seal on hästi palju osalisi. See on Andrus Joonase mälestusnäitus. Ja iga kord, kui tulevad kunstnikud, peab seda ühte sama juttu rääkida. Jaavalu juba sellest, et hoiata. Andrus Joonas. sealt on võimalik ka Andrus Joonase kõike osta veel. Ei, see on ainus asi, mida meil ei ole Andrus Joonase tööd. Meil on teised kunstnikud Andrus Joonasest. äkki ei räägiks kunstist, räägime millest muust. Paku teema. hästi suur vahe on nagu teatril, mida kõik kunstnikud üldiselt vihkavad ja siis nagu sellel, ma ei tea, tegevuskunstil või kuidas seda nimetada, on see, et tegevuskunsti publik on siiamaani nagu Shakespeare'i ajal, tuleb kohale nii uue täismõelised vahele. Mulle isiklikult meeldib see, sest noh, ma isegi teatris peamiselt sellepärast, et ma vihkan seda hetke, kus ma peaksin koos kõigi teistega püsti tõusma ja plaksutama ja eriti kui noh, kui keegi kutsub, kellega sa oled võib-olla mõne muu projektiga seoses seotud, siis isegi tunne, et äkki ma jään vahele, et ma tegelikult ei tõuse püsti või ei plaksuta piisavalt innukalt, et ma ei vasta sellele kuldstandardile, et nagu mida Dovlatov ütles, et tallinlased on heatahtlik publik, ovatsioonid on alati tormilised. Et noh, mulle tundub teatri juures kõige ahistavam alati see lõpp, kus kõik tõusevad püsti ja tormilised ovatsioonid. Ja kunagi nagu ei tahaks selles osaleda. Et tundub selline endale valetamine, et ma hiljuti ühe filmi esikalt põgenesin niimoodi, et ma pidin trepist alla kukkuma. Et ma tundsin, et ma ei taha seal istuda ja tiitrid jooksevad ja plaksutasid, tundus mulle tegelikult pask see film. Et noh, et kuidas ma nagu, kellele ma selle valetan, endale või teistele või. Ja see oli kosmosekinos, vist üks viimaseid kordi, kui see oli avatud. Ja seal ei ole neid, pimedas saalis ei ole neid valgusridasid. Neil astmetel ma tõesti pidin pikali kukkuma, aga õudne oli. Teised veel istusid selle, plaksutasid truult. Aga jah, ma pooldan seda Shakespeare'i ajaks, et publikut ja arvestades, kui palju Eesti riik maksab teatrile peale ja kui palju see publik maksab tegelikult, no sama palju kui siin praegu. Et siis ma arvan, et võiks publik lubada endale palju rohkem. Noh, ma ise käisin ka nagu hiljuti ühte tuttavatega kuidagi, ma sattusin kaasa Estoniasse esietendusele. Ja ma tundsin, et üsna ebamugavalt, et ma tundsin, et ma ei saa endale kõike lubada, mida ma võiksin endale lubada. Et kaasa arvatud Delfist, uudiste lugemist telefonist. No tegelikult ma tegin seda, sest mul oli koht suht üleval rõdul ja me olime kuidagi eraldi nagu inimestega, kes kutsusid. Tegelikult ma tegin seda, tohi unustada. Kas sa mõnda head teatrietendust oled ka näinud, sa tahad kohe plaksutada? Ei mäleta tõesti, vabandust, ma käin jumala harva teatris, tõesti, ma ei mäleta. Ma üks aasta sattusin mitu korda ja siis ma otsustasin, ma teen 2 aastaselt pausi. Ma ei oska öelda, tõesti ei tule meelde. Kindlasti on võib-olla kunagi olnud. Aga no ma ei taha kindlasti nii tormiliselt plaksutada, kui inimesed seda standardina teevad. Noh, isegi see peaks olema nagu mingi eluelamus, see kõige keskpärasema etenduselektsioon, mis Eestis on. Ma arvan, et see on liig, mis liig. Aga kas see on kunst? Kas teie mõttes teater on kunst? Ma mõtlen, see on siuke nagu imelik küsimus, et kõik on ju mingi kunstid, et see on nagu mingi vana Kreeka ajast nagu mingisugune klassifikatsioon, mis on kunstid, mis ei ole kunstid. Mul ei tule see praegu meelde, meil oli see, võib-olla ma õppisin sellist asja kunagi väga ammu koolis, et see, et mis on kunst, et ma arvan, et kunst on ikkagi eraldi valdkond võrreldes, ma ei tea, muusika või ooperi, laulu või selliste asjadega. See nagu, et kunst ei ole nagu midagi ülendavat, ma arvan tänapäeval, et see on nagu midagi alandavat. Kui sa ütled, et miski kunst, siis see on midagi väga kahtlast. Et aga ikkagi ma eeldan, et see on nagu eraldi valdkond. Nagu, ma vaatan, Teedu jutuajal ma vist kirjutasin mingisuguseid asju. Kaunis meremaal võtsime läbi 45 000. Et see tundus huvitav, et tüdrukud õmblesid üksteise külge. Ma tegelikult näinud seda pealt paar korda. See on päris tore nagu. Ma mäletan, et kui ma nägin Rubensit ja performance'it, kui nad üksteist õmblesid musta õmblusniidi ja nõelaga üksteise külge. Esimest korda nägin seda, siis jah, ma mõtlesin, et see nagu vaataks nagu keskaegset hukkamist või midagi sellist. Et nagu väga eksklusiivne ja väga iidne meelelahutuse vorm, et väga meeldis. Et väga suur vahe on ikkagi, ma arvan, kunstveri ja pärisveri
ja noh, ma ikkagi arvan, et see kunstveri on alama, antud juhul ma vähemalt tegin selle kunstvere ise. Et ma olen käinud ühes workshopis, kus õpetati, kuidas teha igast maailma supermarketist saadaolevatest igapäevastest toiduainetest siis nagu kõiki filmi efektiks vajalikke asju. Kui ma kunstnik oleks, siis oleks loomulikult see kõrval lihtsalt ära lõiganud. See tegi juba see Pavlenski, kes see tegi. Hiljuti kirjutasin artikli nagu slaavi mõjutustega, slaavi kunstnike poliitilises tegevuskunsti aktsioonidest, et siis see oli vist Pavlikovski, Pavlenski, ma ei mäleta ta nimegi seal. Et ta istus mingi Vene hullumaja müüril, lõikas endal kõrvanipu ära. Et noh, seda, üsna hiljuti on tehtud seda mingi, äkki selle 2014. Kõrvalt vaadates tundub nagu mage, aga ma ei tea. Ja ma oleks tahtnud seda näha, see tõesti naljakas. Aga jah, ma ei tea ka. Kas tegeletakse palju võltsingutega Eestis või? Jah, paraku küll. Ma olen nii ka paljude asjade kohta, mis on kalli hinnaga maha müütud hiljutistel oksjonitel paraku kuulnud, et tegu on võltsinguga. Ja kui ma hakkan seda, ma igaks juhuks, ma ei taha nagu mingisugust süüdistust laimu levitamises, ma ei nimeta nimesid, aga on väga kalleid teoseid, väga tuntud Eesti klassikuid, kes on tuntud ka väljaspool Eestit. Ja sa vaatad seda asja seal netileheküljel, võib-olla vaatad lihtsalt korra silmadega üle, jah, vist on tema, näeb sarnane välja. Ja siis keegi ütleb, et kas sa oled kuulnud, et see on võltsing ja perekond ei tunnistanud omaks ja vist on asi juba politseis. Ja siis sa vaatad seda, vaatad, et kurat, ta ikkagi, jah, on küll võltsing. Palja silmaga väikse fotoga saad tegelikult ka aru. Vaatad Kumu kogus, vaatad seda, vaatad mingid faktuurid ei ole samasugused, niisugune lohakas pintslitöö, jah. Olen kuulnud ka ühest tuntud, vist tuntumast Eesti graafikust, ma ei räägi praegu Peeter Allikust, et ma arvan, see on tuleviku Viiralt, ma räägin Viiralt vist, et hea sõbranna käis mingilt oksjonimaja näituselt läbi ja ütles, et kriipvalgel paberil Viiralt on müügil. Ja see tähendab üht koma teist, et 100 aastat vana paber ei ole kunagi kriipvalge. Sest ta mingil määral pestakse seda hapet välja, ta muutub heledamaks, aga ta ei muutu kunagi kriipvalgeks. Et jah, et nagu, selle kohta on ilmunud päris palju artikleid, et Viiralt võltsitakse, Ado Vabet. Mai Levini ekspertiisiaktid tähendavad tegelikult seda, et ta vaatab peale, ta annab selle esmase profi pilgu, hinnangu, esmane hinnang. Ja ma olen ise käinud ühe maaliga, mille mu ema kunagi ostis 90. alguses või isegi varem Viru tänava antiigipoest ja ta arvas, et see on Vilhelms Purvitis. Vilhelms Purvitis on lätlaste kõige kallim kunstnik, nagu nende Konrad Mägi, tõsi küll mitu korda odavam kõige kallim pilt. Ja Mai Lemin, mu ema sõbrannana oli avaldanud arvamust, et see on Vilhelms Purvitis. Ja siis tekkis mõte, nüüd paar aastat tagasi, et müüks selle Riiast maha. Ma saatsin foto sellest sõbranna kaudu, kus oskab läti keelt. Just Riiaga tuntud galeriisse öeldi kohe, see pole Purvitis. Ma ei leppinud selle vastusega, läksin Mai Levini juurde, Mai Levin jäi endale kindlaks, see võib olla Purvitis, ta oli erakordselt erudeeritud, ta teadis aastaarv, millel Purvitis elas Tallinnas, kus ta töötas 1905. aasta revolutsiooni eest põgenes ja põhimõtteliselt oli tal üks juugendperiood, millest ei ole mitte midagi järgi, sest sõja ajal, kui ta Lätist emigreerus Saksamaale, läks kaduma terve vaguni täis tema vanu teoseid. Seda kõike oskas peast öelda Mai Levin ja ta kirjutas selle nii kavalalt selle ekspertiisi akti, et ta kirjutas, et ei ole põhjust kahelda, et tegu on Vilhelms Purvitise tundmatu Tallinna perioodi loominguga. Aga ta käis mul kohe välja selle, et võib teha koostööd Läti kunstimuuseumiga. See maksis küll väga palju rohkem kui see 10 eurot, mis esmane pilt maksis ka Kumu pitseriga paber. Ja 2 kuu pärast oli teos tagasi, 100 eurot kulunud, et saada teada, et see on mingil juhul Purvitis. Väga minimalistlikult öeldud. Süvenesin asjast ja vaatasin Google'ist Purvitise pilte, hakkas endale tundub, et tegelikult vist ei ole küll, et see oli ilus illusioon. Pärast seda see pilt tundub mulle kole. Ennem tundus ilus, jugendlik, maastik, pärast seda ma vihkan seda pilti, ma ei suudaks seda taluda. Et kui tema see monetaarne väärtus nagu kahanes vähemalt 10 korda ühe hetkega, siis sorry, tundub, et mind ei petetud, kuigi keegi, see on signeerimata ja lõpetamata, keegi ei müünudki seda mulle maha või mu emale öeldes, et see Purvitis.
et jah, et tegelikult see ei ole nii grandioosne pettus, see Moi Leemeni ekspertiis, kui tihti mulje jääda ajakirjanduse põhjal, et need ongi väga pretensioonitud, ta ütleb midagi kindlas kõneviisis ja alati ollakse valmis tegema koostööd lähivälismaa muuseumidega, kes annavad hinnanguid siis selle riigi enda kunstiklassikutele. Viiraki kohta natukene lisainfot, et see, kus on Tiit Valge paberil, see ei pruugi olla nii-öelda illegaalne võltsing, vaid graafikaga selline, natuke oleme rääkinud ka, et üks asi on see, et sul on autori tiražeeritud teosed, näiteks Peeter Allikul, need saavad ühel hetkel otsa, aga plaadid on ju alles. Nii, nüüd kuidas tema pärijad, tema plaadidega edasi käituvad. Nad hakkavad siis äkki trükkima neid 20 aasta pärast juurde ja siis see on justkui nagu odavam väljalase. Ja see on see, mis on juhtunud Viirantiga, sellepärast et Viirant ei trükkinud oma töid ise. Ta saatis need Eestisse trükkida ja tema nii-öelda esimesi tiraaže on minu meelest 10 kordi uuesti ringi lastud. Ja see ei ole nagu... trükkida neid ka oma eluajal juurde. Ja, ta on üks nendest litskunstnikest. Viitusplaadis. Kitsch. Eeltähendab. Lits. Et ta nagu jah, et kui me rääkisime sellest, kuidas graafikud tohutult sorteeritakse, nummerdatakse, siis Viiralt kindlasti ei olnud väga korralik sellest ja et ta ei olnud ka see, kes ise trükiks. Ja siin ongi see, et kuidas kunstniku pärijatest väga palju sõltub nende tööde väärtus. Et kuidas sina käidud oma vanemate töödega näiteks. Ja siis seesama asi, et kuidas Viirati perekond isena, et nendel on ka suur vastus, see on palju inimesi ja nüüd ära. Aga et see Priit Valgele paberil võis olla täiesti õiges originaalplaadist trükitud, aga lihtsalt võib-olla see trükiti 2 aastat tagasi. Need plaadid on kõik alles. Allkiri ei tähenda midagi või? Allkiri ei tohiks seal olla olnud. Mul tuli selle klassikalise kunstimüügi, sama asi tegelikult, see on siuke väga freudilik. Sellega seoses meelde, et me tegelikult tegime tribuudi siin sellele klassikalisele kunstimüüdile, ehk siis alkoholismi suguhaigused. Et kui te vaatate, et siis ühe laua alla on midagi teibitud. See ei ole viaal süüfilisega, see on midagi muud, mis klassikaga nagu seostub. Klassikaline kunstiga müüt. No näete natuke vaeva. Ühe laua all. Oil. Meil on viin. Kuidas viina? Ma loodan, et sa saad alkohoolikute kätte. Mida oleks nagu raiskamine või puid metsa viia? Või kuidas võtta? Kes tahab endale? Me võime jagada seda ära või? Keegi tahab või? Või valada välja? Enam pakkumisel. Ei, see on teise tasuta meie poolt. Aga meie poolt ei ole. Ja võid ka pakkuda. ei käinud igal. See oleks väga kena, kui saaksid juua peamiselt alkohoolikud ja kunstnikud. See on nagu hea tegevusprojekt mõnes mõttes. Seda kõige jutuga mehel. Kompressi tahab. Kas on veel mõni küsimus kunsti kohta, mida te olete alati tahtnud küsida ja ei ole kunagi julgenud? Üks võimalus praegu. Kunst on igat tahab sul mingit sado-maso värki. Tahad proovida midagi? Ei taha. Nädala viitsa. Kunst ongi sado-maso värk. No, teed ilmselgelt esindab seda koolkonda. Sado-Masa koolkonda. Näed, kunst on kannatus. Ei esindab. Su nägu ütleb midagi muud. Ma ei ole ju kunstnik. Võiks esindada, jah? Salgab, aga tal on meie majas siis ateljee. Mis 2 nädalat või 2 kuud palju. Mulle meeldis see, et seal kommuunis filmiti Estonia ooperi Modigliani treiler. Ja vist selle eest
jäeti ka maksmata. Nemad maksid väga hästi kostüümides. Viimane võimalus küsida veel midagi. Võite näidata mingisuguseid fotosid, kas on võltsing, kas ei ole võltsing, heidan pilgu peale, ei võta isegi. Mina võin sulle lihtsalt forwardida maailma kõige nõmedama küsimuse, mida küsivad mittekunstnikud joonikud tihtipeale, kui nad on sattunud kunstiüritusele. Sandra, ütle mulle, mis on kunsti mõte? Ma ei tea, kunagi maksab see palju raha. See ongi. Kusjuures see töötab väga palju, kui sa lihtsale inimesele, kes küsib midagi, mis see on, kas see on, näitad mõne oksjoni nagu lõpphindade nimekirja tavaliselt, siis nagu aktsepteeritakse. Me oleme kapitalismis paraku. Kunstnik on nagu bränd siis. Ma ei tea, oleneb jah, tegelikult on jah. Kindlasti on. Jah. Pead legendi looma oma isikut. Ma arvan ikkagi, ma olen selles mõttes hästi vana kool, et ma arvan, see looming on ikkagi peamine, et sellest kõik algab, et tegelikult nagu kaua aega nagu midagi suhteliselt suvalist ainult oma legendiga ei saa maha müüa, ma arvan. Vaadake Kostopit. Ja vaadake temast tehtud dokki, kus öeldakse, et ta korraks tõusis tähena ja kohe kõik vihkasid teda ja vihkavad enam-vähem siiamaani. Kuigi ta vist müüb Rooma restoranidel oma maal maha. Kui sul lapsed oleks, sa soovitaks neil kunsti õppida? Aga mitte EKAs. Mitte EKAs, ei. Ma ei tea kus, aga EKAs ma arvan mitte. Ma arvan, et kindlasti mitte koolis, kuhu võetakse kõik vastu. See on nagu väga halb alguspunkt juba. Aga laste kunstikoolid? Vist jah. Sealt tuleb alus. Aga jah, ma EKAt juurde soovitada, vabandust. Et kui 2 inimest kohal on juba kõva konkurents, siis see minu jaoks paneb mingi häireküllad tööle. See, et nagu mulle kummitama see kunsti mõte. See, et kunsti saab osta, müüa ja vahetada, see on minu arust nagu suht nagu uuemat sorti nähtus. Tegelikult on kunsti mõte ikkagi esteetika tekitada. Võiks. Mul tuli meelde üks väga oluline asi. Lõpeta ära, siis ma räägin. Van Goghi kohta tuli meelde. Van Goghi kohta mul tuli meelde, kus ma veel tribuut Van Goghile, tribuut alkohoolikutele liigub siin ringi see viinapudeli näol. Et tegelikult oli Van Gogh edukas kunstidiiler ja rikkast perekonnast. Ta läks lihtsalt hulluks, ta haigestus skisofreeniasse. Ja ma arvan, et ta oli maailma ajal vist ainus võimekas skisofreenik, kes ilma formaalse kunstihariduseta suutis maalida muljetavaldavaid maale, mille kohta võib tõesti öelda isomitelna väga lühikese aja jooksul väga palju. See on kübaratrikk, mida mitte keegi peale teda pole minu meelest suutnud korrata, ütleme nii. Et see oli väga erandlik, sest tavaliselt hullud on lihtsalt hullud ja hullus nagu takistab tegutsemist. Et see oli väga erandlik, pluss tema selline nagu hea kodanlik taust, kust ta jõudis välja bordelli sõltuvustesse tohutult probleemsesse ellu tänu vaimuhaigusele. Ma arvan, see oli väga erandlik. Üks kord ajaloos. Tootiski esteetikat või kõik kohad on absoluutselt. Jah, et see on nagu hea näide minu meelest sellest. Sandra, kas kunsti saab vaadata ka ilma kunstnikuta selle kunsti kõrval? No mina arvan küll, et see ongi kõige olulisem, jah. Et see teos on ikka tähtsam kui autor, ma tegelikult arvan. Aga siis brändi loomine väga lühinägevus. Ei ole, sest see bränd ikka baseerub kunstiteostel, mitte kunstniku isiksusel tavaliselt. Et see kunstniku isiksus, ma arvan, toetab. Esteetika või bränd, ma saan aru, jah? No tegelikult ongi see, ma arvan. Et see muu võib natuke toetada, aga tegelikult jah, on see. See on läinud natuke üle võndi, see, et praegu on hoopis muu asi probleem. Leis seal all, siis ongi leis. Ei, aga probleem ongi ju tegelikult selles, et ma arvan, tänapäeval on üsna ära kadunud see oskus amatöörkunsti ühe pilguga eristada professionaalsest kunstist. Et nähed, et kuna see kunstiharidus on suhteliselt alla käinud, siis inimesed ei näe enam seda asja. Et mul on küll selge, et kui ma seda väidetavat klassikuvõltsingut, viimast väidetavat klassikuvõltsingut vaatasin, et ma natuke süvenesin, ma sain aru, et need pintslilöögid, käekiri, lohakuse aste, faktuurid,
et see ei ole see lihtsalt, et see peaks olema ühe pilguga selge, samamoodi nagu inimesed saavad aru, et kes peab viisi ja kes ei pea viisi. Kas Toomas Kuusing on nagu kunstnik? Muidugi on. Kas Angus Joonas oli kunstnik? Kahtlemata. nüüd ma nagu mõtlesin, et Malle Leis, väga hea kunstnik, aga tal on ka vahest halbu päevi. Ja kui ta teeb võltsingu, ei ole noh päris Malle Leis, aga kirjutab Leis alla. Et no selles mõttes see allkiri ei maksa. Jaa, aga vaata see allkiri ei ole päris allkirja moodi. Et ka halb Malle Leisi pilt ei ole tegelikult seda raha väärt sellepärast, et seal on Leis all. Jaa, aga vaata see ongi võltsing, et see peaks olema enesest aga kui see on mõistetav. originaal, tal oli lihtsalt... Jaa, aga ta ei saa sellist originaali teha. Inimene, kes on läbinud kunstiõppeasutused ja töötanud professionaalse kunstnikuna, see on võimatu. See on nii abitut joont. See lihtsalt ei tooda, isegi nagu hilja parema päeval. Selles mõte oli selles, et kunstnikul on ka halvad maalid ja kui ta ise ei ole enesetsensuuri teinud ja need on juhuslikult müüki sattunud. No võtame siin, vabandust, kurat nimede nimetamine. Noh. Ei, no lihtsalt see oli... Ma ei mõtle Malle Leisil oli halb töö. Ei, aga on niimoodi, et meil on mingid kunstnikud, keda me kõik teame, kes võivad olla muidu väga andekad, aga nad ei suuda teha enesetsensuuri, siis paistavad kõik välja nagu avalikkuse ette. Et nad oleksid tõenäoliselt palju tunnustatumad, kui nad natukene nagu mõned asjad jätaks kappi, eks. Nad oleks ära põletanud mu vanad. No kas siis põletama, aga lihtsalt nagu see, et sa pead ikkagi ennast ka kureerima. Kui nad ära põlevad, keegi teab, et ta ei saa ennast finseerida. Ja siis nahki, et ma saan aru, et Malle nagu ikkagi enam-vähem omas enesedistsipliini. Aga äkki oli originaalne halb Malle Leis. Ütleme, et sa ei ole nii produktiivne kunstnik, sa oled väga hea kunstnik, aga sa ei ole väga produktiivne, sul ainult 10 maali on. Ja need ostetakse ära. No sa oled teinud mingid sodisid enne ka ja pärast ka, aga need ei ole nii head. Ja need sa jätad kappi, aga need leitakse peale su surma üles. Ja siis, sa kurat. Ja viiakse kallimad. 10 maali. Ja veel võltsinguna. Jagame need ära. Ja siis jagame su kepsus sul paberikorv. No ma arvan ikkagi, et ma räägin ka, et ma arvan, et tegelikult sa ülehindad nagu tänapäeva inimesi, nad ei tee enam nagu vahet nagu õppinud ja amatöörkunstniku käepuudutusel, et see on nagu täiesti ülemõtlemine. Et ma arvan, et nagu ütles Mai Leevi, oli eelmine kunstnik, mitte kunstnik, vaid kunstihuviline, kes tema juurde tuli enne mind. Mina tulin väidetavalt purvitisega, mis ei olnud purvitis. Oli olnud inimene, kellel oli laadalt ostetud maal, kus olid palmid ja ahvid ja ta küsis, et kas see on Leonardo da Vinci, et ta oli ise veendunud, et see oli. Et kui on selline tase, siis ei ole vaja teha Kumus 700 eurost tehnilist ekspertiisi, mida sa saad teha, vaid piisab tõesti peale vaatamisest ütlemist, ei, see ei ole Leonardo da Vinci, päris kindlasti mitte. Ja seda on nagu 100 miljonil põhjusel. Oled see 100% küll? Täiesti. Ma räägin teile ühe loo, kuidas ma ka olen võltsijate sekka sattunud. Kunagi ammu, see oli eelmine aasta 1000. Ja tuli minu jutule üks naisterahvas ja palus, et ta tahab oma lapsele tuppa seina peale Winnie Puhhi teemalist seinamaali. Bänd või karu? Siis ei olnud bändi veel. See karu. Mina tegin kõik kavandeid, järgi mõtlesin oma Winnie Puhhi peale. Läksin talle siis näitama neid ja siis ta ütles, et tähendab, ma mõtlesin midagi muud, andis mulle Walt Disney multikast mingi postkaardi kätte, et tee see. Mida see järel? Selle peale näitasin graafoprojektoriga seina peale tegin konkreetselt ja 100 rubla, ei mitte rubla, siis kroon, 100 krooni. Niimoodi käib. Tegelik kunsti ostmine. Kui sa tahad originaali. Aga allkirja panid sinna?
aga vot käsi ei tõuse. siis järelikult see ei ole kunst, mis sa tegid. Sandra, aga räägi natuke nendest filmidest, mis sa teed praegu kunstnikest. Sa oled üsna müütilised tegelased. Mare Tralla ja Ando Keskküla. Ma ei ütle, kes hull on. Ma ei ütle, kes hull on ja kes mul hulle kirju saadab. Tunnistan, oli kiusatus ka neid näidata, sellepärast et ma olen nüüd kurssi viinud juriidikaga ja saanud teada, et mitte miski, mis sulle saadetakse Gmailis, Instagramis, Facebookis, Messengeris ei ole privaatne ja võib nimeliselt näidata. Ehk siis kõik sõimukirjad, mida te saate nendes keskkondades, absoluutselt vaba vara, te võite kõigile näidata. Ja mitte keegi ei saa öelda, et ma kirjutasin selle ainult sulle ja ma ei tahtnud, et see levitaks. Et kõik inimesed, kes nende nimetatud keskkondadega hakkavad nagu diilima, siis põhimõtteliselt on nagu juba kõik oma privaatsuse ja õigused ära andnud. Aga ma tegelikult arvan, et eelkõige te olete saanud juba praegu päris palju vihjeid, mida osta, mida mitte osta, kuidas mitte jääda rahast ilma oksjonitel, kuhu pöörduda, ma rõhutan 700 eurot, Kumu ekspertiis, tehniline ekspertiis, mis on suhteliselt kindel asi, soovitan seda, tõesti soovitan, sest kui hinnad tõusevad 50-60 tuhandeni või isegi rohkem, siis kui sa oled ostnud lihtsalt tükki rikutud lõuendit, siis on suhteliselt halvasti. Või pappi või paberit. Aga jah, dokfilmid, mida ma teen. Ei saanud aru nüüd, kas allik või kumb siis? Ei, ma mõtlesin seda, et kui sa ostad võltsingu, siis on nagu põhimõtteliselt sa oled ostnud tõesti tükki. Leis või allik, kumb siis? Kõik võltsingud on täiesti mõttetud. Kumba peaksid nagu investeerima? No ma arvan allik, sest selle hind veel tõuseb, ma arvan. Leis mitte nii palju. Ei tea. No leis on juba kallis. Aga ma soovitaks allikutest. Kas on võltsitud allikud üldse ilmunud kuskilt? Ei tea ju. Ma arvan, et kõige allikulesk Kristel Sibul. Kus müüa? Soovitan läbi käia. Ainus galerii, kellel ei ole kriminaalasju seoses kunstiäriga on Vernissage. Teistel kõigil on. Et neil ka ei ole, et siis kas Metropol või Vernissage. Ma ei soovita neid, kes ajada äri tegelastega, kes on olnud politseis või kohtu all selle sama asjaga, millega teie tahate nagu tegeleda nendega seoses. Et jah, muidugi võib teisi oksjonimajasid ka proovida, et kui sinul ei ole võltsing, siis ma loodan, et saate raha ikka kätte. Et see oht on ka, et paljude galeriidega on see pruugi ka müüjana raha kätte saada. Nädala pärast on siin kunstivõltsimise workshop. Sina annad? Hästi oluline on kasutada näiteks joonistuse puhul, kui sa tahad võltsida vana paber, vana pliiats. Kui on asi sõjast läbi käinud, see teos teoreetiliselt, siis põleta natuke mingit nurka. See on nagu, see võib teile miljoneid sisse tuua, see trikk praegu. Rakli tuleb haritada ja pärast teha lahti krahvisid ja ei ole lihtne. Paljud võltsingud, muide on ametlikult tunnistatud võltsinguks ja on kallimatu originaal. Sina võtsid